Kõige häirivamad dokumentaalfilmid, mis jäädvustavad elu tegelikust, ei vaja kummalist muusikat ega hirmutavat teemakäsiklust. Dokumentalistidel tuleb vaid suunata kaamera kellegi poole, kes pakub tõde, toorest sissevaadet või tuimaks muutunud pettunud vaatenurka. Number 20. 2012 aasta dokumentaalfilm The Imposter, mille lavastas Bart Layton, jälgib Frederick Bordenit, kui ta taas lavastab, kuidas ta pettis politseid ja avalikkust, tehes nad uskuma, et ta on Ameerikast kadunud poiss Nicholas Patrick Barkley. Bordeni vale algas 1997 aastal, 3 aastat pärast Nicholase kadumist. Ta helistas Hispaanias politseisse ja väitis, et leidis kadunud poisi telefoniputkast. Sealt leidis Borden ideaalse inimese, keda teeselda, kuigi tema ja Nicholas ei olnud üldse sarnased ning Borden oli palju vanem. Et lugu usutavaks muuta, värvis ta juuksed blondiks ja õppis kõik, mida suutis kadunud poisi kohta. Barkley perekonda teavitati ning Nicholase ema tuli talle järele, tunnistades meest oma pojana. Dokumentaalfilm tugineb suuresti intervjuudele, sealhulgas Pettise endaga. Just Bordeni rahulik olek nende intervjuude ajal pani vaatajate vere tarretuma. Tema jutus oli mingi hooletu suhtumine sellesse, mida ta tegi ja kuidas ta sellest pääses. Üks osa tema intervjuust paistab eriti silma. Borden viitas aegadele, kui tema käitumiste välimust kahtluse alla seati. Skeptikute veenmiseks väitis ta kindlalt, et tema kadumise ajal oli ta röövitud, väärkoheldud ja traumeeritud. Ta väitis, et läbielatud trauma ja väärkohtlemine mängisid olulist rolli tema käitumise muutumises ja välimuse muutumises. Ta avaldas dokumentalistidele ka, et Nicholas Barkley polnud ainus poiss, kelleks ta kunagi oli end esitanud. Suure osa oma elust olevat Borden väidetavalt hulkunud tänavatel ja imbunud 140 erinevasse lastekodusse ja varjupaika, võttes endale 500 erinevat väljamaldud identiteeti, kellest paljud olid kadunud poisid. Number 19. Režissöör Carl Pfeiffer on õõvastava dokumentaalsarja Hellier taga, mis ilmus Planet Weirdi nime all. Dokumentaalfilm püüab lahata salapärast sünkroonsuste jada, mis on Hellierit Kentuckys vaevanud. See jälgib paranormaalsete nähtuste uurijate meeskonda, kes saavad teate 1955 aasta Kelly Hopkinsville'i juhtumiga seoses. Nad saavad ka rea e-kirju arstilt, kellest keegi Hellieris pole kuulnud, ning hulgas sõnumeid salapäraselt Terry Russelilt. Dokumentaalfilm keskendub mitmele legendaarsele paranormaalsele sündmusele ja krüptiidile, sealhulgas Midnight Children, Injured Cold ja Mothman. Need sõnumid, suhtlused ja lood viisid uurijad Kentuckysse, kus nad pidasid mitmeid intervjuusid kohalike elanike, tunnistajate ja ufoloogidega, kellest igaüks pakkus ainulaadse vaatenurga kummalistele sündmustele, mis Hellieris aset leidsid. Kuigi paljud elanikud tundusid esialgu olevat häirivate sündmuste suhtes, mis piirkonda vaevasid, kidakeelsed. Asjad võtavad häiriva pöörde, kui dokumentalistid istuvad maha Alan Greenfieldiga. Greenfield on end ise, ufoloogiks ja okultistiks nimetanud mees, kes annab uurijatele häirivaid üksikasju ja ajaloolist tausta Kentucky ümber valitseva veidruse kohta. Ta hoiatab uurijaid, et siin esinev fenomen on palju keerulisem, kui nad arvata võivad. Greenfield tõmbab uurijad kaasa laiemasse vandenõusse, mis jättis asjaosalised veidi rahutuks. Ta selgitas, kuidas UFO-fenomen ja teised veidrad juhtumid on omavahel seotud kabalistliku koodi kaudu. Ta näitas filmitegijatele, et kui linna nime Hellier läbi konkreetse kabala variandi töödelda, saadakse tulemuseks number 93. Scene number 1, Aluyalan Aleister Crowley teoses Thelema. Aleister Crowley oli inglise okultist ja mustkunstnik. Sellega asi ei piirdunud. Greenfield räägib ka 3. ordust, väites, et dokumentalistid olid juhitud 3. ordu poolt, väidetavalt salajase kõrgema taseme olendite grupi poolt, kes tegutsevad kulisside taga. Just Greenfieldi tunnistused muutsid dokumentaalfilmi kummituste jahist millekski palju psühholoogiliselt häirivamaks, jättes nii uurijad kui ka vaatajad rahutuks. 18. 2021 aasta minidokumentaalsari Sasquatch jälgib uuriva ajakirjaniku David Holzhauseni tegevust, kui ta püüab paljastada tõde kummalise 25 aasta taguse lahendamata kuriteo kohta, mida kohalikud seostavad suure jalaga.
Nugu viib ta Põhja-California kanepifarmi, kus ta kuuleb, et 3 meest ründas ja sandistas metsik Sasquatch. Uriiv ajakirjanik naaseb Redwoodsi metsadesse, otsides tõendeid, mis võiksid viia ta tõeni selle kohta, mis tollel saatuslikul ööl meestegrupiga juhtus. Ta sikutab niite, mis viivad teda käimata rajale, kuid saab rohkem, kui ta oodata oskas ja leiab seoseid, mida ta poleks kunagi arvanud. Dokumentaalfilmis on intervjuud endiste politseinike, kanepikasvatajate, suure jala entusiastide ja isegi Sasquatchi petturitega. Ühes intervjuus antakse Holzhausenile ülevaade eriti häirivast kohtumisest. Endine politseinik räägib talle ööst, mil ta käis piirkonna väikeses jões kalal. Ja kui ta selle vaba aja tegevusega tegeles, ilmus põõsastest välja kummaline olend. Ta kirjeldas seda kui pulstulud juustega olendit, mille juuksed meenutasid salle. Olend lopis teda kividega, kriiskas ja ulgus. Oma väidete kinnitamiseks väriseb mees nähtavalt ja isegi nutab, näidates ilmselgelt tõelist hirmu koletise ees, mis võib-olla eksisteerib või mitte. On selge, et ta usub, et nägi midagi hirmutavat. See polnud aga doktoria kõige hirmutavam osa. Veelgi enamate intervjuude kaudu, infoandjate, kanepikasvatajate ja teiste põrandaaluste tegelastega saab Holzhauseni teada, et tegelik koht polnud mitte suur, karvane, metsik elukas, vaid et kuriteod ja metsade legendid on seotud väljaspool seadust tegutseva mootorrattaklubiga Hells Angels. Dokumentalistide poolt intervjueeritud infoandjad paljastasid, et meil kaugematel kanepifarmidel on seosed selle kurikuulsalt vägivaldse klubiga. Dokumentaalfilm viitab, et Hells Angels võivad mängida olulist rolli nendes ebaseaduslikes tegevustes ning just nende inimeste kaudu võis Sasquatchi lugu areneda, lootes, et legend hoiab külastajad nende sündikaadist eemal. Number 17. Tere tulemast maailma kõige hirmutavamasse paika, seisis 2015. Aasta Ameerika dokumentaalfilmi õudusunenägu kinoplakati reklaamil. Rodney Asher viib oma vaatajad rännakule meelesügavustesse, kus unehalvatuse teema püsib. Film keskendub mitmele inimesele, kes kogevad seda nähtust, mille käigus nad ei suuda magama jäädes või ärgates liikuda, rääkida ega reageerida. Õõvastavalt kaasnevad paljude nende juhtumitega ka füüsilised hallutsinatsioonid. Dokumentaalfilm paljastab ühise hallutsinatsiooni, mütsimehe. Selles dokumentaalfilmis, kus teadus kohtub üleloomulikuga, toob Asher kokku 8 tavalist inimest, kes kõik kannatavad kroonilise unehalvatuse all. Kõik need intervjueeritavad olid üksteisele tundmatud, kuni nad võtteplatsile toodi. Eraldi rääkisid nad oma kogemustest ja lõpuks märkasid vaatajad üha häirivamat mustrit. Nad kogesid kõik sama asja, hoolimata sellest, et elasid täiesti erinevat elu. Nendes intervjuudes ilmneb ühine olend. Varjuinimesed, nagu neid kutsutakse, on kõige silmapaistvam nägemus. Kanadajad kirjendavad neid kui näotuid tumedaid mehi, kes hõljuvad nende kohal, kui nad lamavad liikumatult. Mõnikord on nad ukse avas, hiilivad lähemale või seisavad teisel pool tuba, jälgides ja hirmutades eemalt. Mitmed intervjueeritavad teatasid ka, et kuulsid agressiivseid sissetungijaid oma majadesse tungimas, samal ajal, kui nad ei suutnud midagi ette võtta. Paljud neist kohtasid tullukalaadseid olendeid, kes tegid erinevaid asju, alates lihtsast jõllitamisest kuni täieliku lahkamiseni. Intervjueeritavad teatasid iseseisvalt, et kuulsid kõrvulukustavat sahinat, valjusid pauke ja tundsid, nagu neid füüsiliselt purustataks. Nende ühised kirjeldused andsid aimu ühest häirivast ja salapärasest sündmusest, jättes vaatajad tõeliselt hirmunuks. Film kannab endas talumatut õudustunnet. Number 16. Armastus on võitnud Ema Jumala kultus 2023 aasta dokusari, mille produtsendiks on Hanna Olsen. Urib. Armastus on võitnud kultuse juhi Amy Carlsoni elu ja surma. Film kajastab, kuidas Amy väidab, et ta on elanud 500 eelmist elu ning sisaldab ulatuslikke intervjuusid endiste liikmete ja praeguste uskujatega. See pole mitte see, et Amy muumia avastati 2021 aastal Colorado osariigis Crestonis ja pühitseti sinna, mis teeb selle dokumentaalfilmi eriti häirivaks, vaid hoopis see ühine pettekujutelm, millega kultuse liikmed tänaseni silmitsi seisavad. Mitmed pühendunud rääkisid sellest, mida nad nimetasid galaktilisteks olenditeks. Jumalike olendite vormist, kellega saavad suhelda vaid kõige valgustatumad inimesed. Just neid olendeid järgijad ootasidki, kui Carlson suri.
Kuid intervjuude põhjal nad ei uskunud, et oleks lahkunud. Selle asemel eitasid nad surma ja väitsid, et Carlson oli lihtsalt ülendatud. Nad väitsid, et ta on nüüd 5. dimensioonis ja võttis kogu inimkonna valu endaga kaasa, kui ta lahkus. Pühendunud väidavad, et Carlson on endiselt aktiivselt kohal koos galaktiliste tegelastega, olles külaliseks eeterlikul koosolekul. Postumses eituses toodi ohtliku kolloidse hõbeda kasutamine välja kui põhjusena. Järgijate sõnul turustas ja tarbis Carlson ohtralt heaks kiitmata toidulisandid, mida peamised terviseasutused peavad tarbimiseks ohtlikuks. Dokumentaalfilmis avaldasid intervjueeritavad, kuidas selliseid hoiatusi eirati. Nende väitel uskus Carlson, et kolloidne hõbe on tervistav toidulisand. Oleme teada saanud, et krooniline tarbimine viis argüüria tekkeni. Emaju Malan nahk, organid ja silmad hakkasid selle tagajärjel siniseks muutuma. Nende ühiste intervjuude kõige häirivam osa oli see, et järgijad lihtsalt vaatasid pealt nende absurdsete sündmuste kulgu ja jätkasid Carlsoni järgimist nii tema halveneva tervise ajal kui ka pärast tema surma, olles endiselt suutmata näha oma uskumuste barbaarsust. Number 15. Netflixi saari Metsik Maa kajastab Bhagwan Sri Rajneeshi, tema isikliku assistendi Ma Anand Sheila ja Rajneeshpurami kogukonna tõusu ja vangust Wasco maakonnas Oregonis. See, mis algas utoopilise vaimse linnana, kasvas peagi üle riiklikuks skandaaliks. Metsik Maa koosneb suuresti häirivatest intervjuudest, kuid paljud neist viis läbi isiklik assistent Ma Anand Sheila, kes mõisteti süüdi kallaletungis ja mõrvakatses rolli eest, mida ta mängis 1984 aasta Rajneeshi peorünnakus. Nende intervjuude ajal näitas ta häirivat vankumatut enesekindlust ja rahulikkust, mis muutis ta veelgi kõhedamaks, arvestades kuritegusid, milles ta süüdi mõisteti ja tegusid, mida ta sooritas. Sheila näib olevat kahetsuseta, eriti mis puudutab kommuuni ja selle kuritegusid. Ta ei tunne kahetsust ega vase minevikul end mõjutada. Ühes eriti häirivas intervjuus dokumentaalis Metsik Maa teeb Sheila kaamera ees järgmise avalduse, öeldes tsitaadina: "Teatage oma kuberneridele, teatage oma peaprokurörile ja kõik teie eelarvamuslikud seadusesulased väljaspool seda, kui nad puudutavad kedagi meie inimestest, võtan ma 15 nende pead ja ma räägin tõsiselt." Isegi siin oli Sheila toon neutraalne ja entusiastlik ning ähvardus oli tõeline. See oli Rajneeshpurami ashram, mida juhtis ka Sheila, kes tahtlikult saastati 10 Oregoni restorani salatibaare salmonella bakteritega, eesmärgiga muuta kohalik valijaskond töövõimetuks. Rünnak pani haigestuma peaaegu 800 inimest ja Sheila sõnul ei kõhkleks ta seda uuesti tegemast. Number 19. 2019. aastal andis Michael Beach Nichols välja ühe kõige kõhedama dokumentaalõudusfilmi. Kortsud kloun jälgib kummalist karjääri nimetu mehe kohta, keda tuntakse nimega Kortsud. Ta elab Floridas ja vaid mõnesaja $100 eest hirmutab ta halvasti käituvaid lapsi ning ilmub ootamatult pahaimamatute elanike aedadesse. Ta esitleb end kodutu klounina, keda vanemad palkavad lapsi hirmutama. Ta õigustab oma tööd kui elatise teenimise viisi, kuid kui lapsed hakkavad salapärastel asjaoludel kaduma, muutub õhkkond tumedamaks ja lugu võtab sünge pöörde. Muidugi ei võtnud ta tegelikult kunagi vastu ühtegi tööd, mida vanemad talle pakkusid. Videod on lihtsalt lavastatud tema populaarsuse tõstmiseks. Wrinkles on etenduskunstnik. Visiitkaardid ja kleebised tema telefoninumbriga on toonud kaasa sadu telefonikõnesid päevas. Clownist on saanud legend, kuna teismelised on teinud trendiks talle helistada ja talle kõneposti jätta, millest paljud on ebasõbralikud, ähvardavad ja ohtlikud. Dokumentaalfilm paljastab, kuidas mitu teismelist Napolist helistasid Wrinklisile, et teda vägivallaga ähvardada või roppustega pilgata. Hirmutava klouni endaga tehtud intervjuude käigus saame aimu igapäevasest võitlusest, millega ta silmitsi seisab pärast seda, kui ta oma telefoninumbri linnas laiali jättis. Ta mängib uuesti vanu salvestisi, mille vanemad ja teismelised talle jätsid, muutes sellega loo suunda ja paljastades tõelise ohu. Ta paljastab, et tema ei ole tegelik oht, tuues esile, kuidas vanemad põhjustavad oma lastele vaimset väärkohtlemist, kasutades tema õõvastavat tegelaskuju karistusvahendina. Samuti selgub, et selle dokumentaalfilmi kõige ähvardavam tegelane on tegelikult noorus ise.
Kunstnik paljastab, kuidas üks klient palus tal väidetavalt röövida väikese tüdruku ilmselt helistaja sugulase. Teine klauni poolt esitatud kõnepost paljastab viiteid elutähtsa vedeliku kasutamisele kunstiteostes ja katsetele algatada massiline tapmine. Number 13. Rats on 2016 aasta dokumentaalfilm, mille autor on Morgan Spurlock ja mis põhineb Robert Sullivani raamatul. See kirjeldab rottide vastikuid sissetunge suurtes linnades üle kogu maailma. Film keskendub nendele sissetungidele ja barbaarsetele tõrjemeetoditele, alates mürgitamisest kuni mahalöömiseni. Kuigi rotid kirjeldab sõda kahjurite vastu, viib see meid ka reisile Rajasthanis asuvasse Karnimata templisse Indias, kus usutakse, et rotid on lahkunute reinkarnatsioonid. Dokumentaalis astub üles legendaarne Brooklyni kogenud tõrjuja Ed Sheehan, kelle intervjuud muutsid selle filmi groteskseks õudusfilmi stseeniks. Ed ilmub täiesti pimedas keldris, mis on teravalt valgustatud. Ta närib sigarit ja annab oma tunnistuse külmusega, mis meenutab film noirist pärit maffiabossi. Selles kõhedust tekitavas stseenis paljastab tõrjuja, kuidas ta veetis 50 aastas esirinnas, võideldes näriliste populatsiooniga. Ta räägib sellest nii, nagu oleks tegemist täiemahulise sõjaga ja nagu oleks tema ainus, kes selle vastu võitleb. Selle asemel, et pakkuda selles rottide sõjas rahulikku kindlustunnet, annab Ed rahutuks tegeva ülevaate sellest liigist. Ta kirjeldab neid kui peeneid ja kurikavalaid, just kui oleks nende intellekt võrreldav kõrgelt treenitud agendi omaga. Ta märgib, et rotid õpivad langenud karjaliikmete vigadest ja kohanevad kiiresti. Ta kordab ka sama õõvastavat statistikat, kuidas linnas elab hõlpsasti üks rott iga inimese kohta. Kõige kõhedam järeldus tema tunnistusest dokumentaalfilmis on tema tunnistus, et me ei suuda närilisi tegelikult täielikult hävitada. Tõrjujad ei püüa enam isegi neid hävitada. Selle asemel nad lihtsalt suruvad kolooniaid maha ja püüavad neid eemale peletada. Dokumentaalfilm lõpeb Edi viimaste sõnadega, kus ta kinnitab, et rotid jäävad lõpuks inimestest ellu. Number 12. Keha terviklikkuse identiteedi häire ehk BIID on ametlikult tunnustatud meditsiiniline seisund, mille puhul kannataja kogeb oma anatoomia ja vaimse kehakuvandi vahel häirivat lahknevust. BIID ei ole seotud keha dysmorfiaga, vaid kannataja tunneb, et tema terve keha on justkui viga ning seetõttu tekib tal ületamatu soov amputeerida jäse, mida ta peab ekslikuks. 2004 aasta film Hall uurib seda haruldast seisundit vaadeldes mitme BID-diagnoosiga inimese tormilisi elusid, kes leiavad, et ainus võimalus on eemaldada valesti tajutud jäse. Kogu filmi vältel saavad vaatajad ülevaate nende inimeste eludest, samuti psühhiaatrite selgitustest ja tunnistustest. Paljud intervjueeritavad selgitasid, kuidas nende seisund alguse sai, viidates sageli lapsepõlvele, kui nad esimest korda märkasid, et midagi pole korras. Nad selgitasid, et alguses läbisid nad teesklemise faasi, kus nad püüdsid sobimatut kimmisideed eirata, mähkides oma jäsemeid sidemetesse, kasutades karke või peites kätt riiete alla. Seda ei tehtud meelelahutuseks, vaid pigem ajutise leevendusena piinavate mõtete vastu, mis neid iga päev vaevasid. See oli katse viia oma keha vastavuses sellega, kuidas nad end ise tajusid. See teesklemise faas kadus täiskasvanu eas, kui kannatajad mõistsid, et neil on nüüd võimalus midagi ette võtta nende vigade suhtes, mida nad tajusid. Mõne jaoks, nagu Kevin, oli ainus viis selle probleemi lahendamiseks lasta kirurgil täiesti terve jalg amputeerida. Aga George Boyeri lugu ei olnud selline. George tundis ühele oma jalale äärmist vastumeelsust, mis ühel päeval muutus tema jaoks liiga raskeks taluda. Selles intervjuus selgitab ta, et soov sellest jäsemest vabaneda muutus üle jõu käivaks ning meditsiinilist heakskiit oodata tundus võimatu. Nii vabanes ta jalast ise. Ta kasutas tulirelva, et tekitada oma jäsemele parandamatu kahju, mille tulemusena see eemaldati. Oma tunnistuses kinnitab ta, et ei tunne oma otsuse pärast kahetsust, vaid kergendust. Ebaküla on kadunud ja tal on lõpuks rahu. Number 11. Aastal 2017 ilmus Ameerika dokumentaalfilm Voyeur, mis räägib tõesti sündinud loo mehest, kes mitte ainult ei nuhi oma motelli külastajate järele, vaid on ka kõik nähtud sündmused üles kirjutanud, alates romantilistest kohtumistest kuni mõrvani.
Gerald Foos on mees pööningul, kes istub oma vaatlusplatvormil ja jälgib külalisi spetsiaalselt ehitatud laeventiilide kaudu. Aastakümneid nuhis Foos oma külaliste järele ning istus siis maha koos tuntud ajakirjaniku Gay Talisega, et rääkida talle sellest kõigest häirivate intervjuude seerias. Film algab Talis sissejuhatusega, kuid liigub kiiresti edasi veidrasse intervjuusse Vogeriga, kes usub, et ta pole midagi valesti teinud. Foos väidab, et ta ei pea end kurjategijaks, isegi mitte lihtsaks piilujaks. Selle asemel väidab ta, et tema nuhkimistegevus oli puhtalt uurimise eesmärgil, sest ta kasvas üles peres, kus teda hoiti tavapärasest inimestevahelisest suhtlusest eemal ning talle ei õpetatud, mis asjad on, mida need tähendavad või miks neid tehakse. Ta õigustab seda häirivat uurimisviisi väitega, et inimesed näitavad oma tõelist olemust siis, kui keegi neid ei jälgi, mistõttu tema motellikülalised ei avastanudki kunagi tema salajast vaatlusruumi. Seejärel kirjeldab ta üksikasjalikult, kuidas ta jõudis järeldusele hakata inimesi motellipööningult jälgima ning alustas sellest, et tunnistas oma naisele üles. Ta ütles oma naisele, et on voerist ja vajab laborit. Laborit, mis oleks täiesti lollikindel, et keegi seda kunagi ei avastaks. Labor, millest ta rääkis, oli motell, mille ta ostis varsti pärast seda. See asus tuntud turistilõksus ja inimesed, kes tulid teistest riigi või maailma paikadest, peatusid siin puhkama, teadmata, et üks mees üleval korrusel jälgis iga nende liigutust. Number 10. Ütle mulle, kes ma olen. 2019. aasta dokumentaalfilm, mille produtsendiks on Ed Perkins, keskendub kaksikvendadele Alex ja Marcus Lewisile. Pärast mootorratta õnnetust 18-aastaselt kaotas Alex oma mälu ja Marcus püüdis tema jaoks nende lapsepõlve uuesti kokku panna. Filmist saab aegamisi lugu sellest, mida Marcus otsustas välja jätta. See oli filmi viimases osas, 3. vaatuses, kui kõik, mida Alexile tema elu kohta oli räägitud, jõudis haripunkti. Just siin avaldas ta, et ta ei tea endiselt, kes ta on ja nüüd on Marcuse ülesanne anda talle viimane pusletükk. Selles olukorras viisid intervjuu läbi vennad ise ja dokumentalistid filmisid seda. Närvilised hingetõmbed, ebamugav nihelemine ja emotsioonitud naerud valmistasid vaatajaid ette dokumentaalfilmi kõige suuremaks süžeepöördeks. Marcus avaldas siin, et ta arvas alati, et tema vend usaldas teda piisavalt, et ei pidanud kõiki detaile teadma. Alex vastab, et see oli erakordne, et ta lihtsalt usaldas kõike, mida ta ütles, ilma kunagi küsimusi esitamata, kuni selle hetkeni, mil teatud asjad lihtsalt ei klappinud. Alex viitab vaikuse eraldatusele, saladusele ja ta üritab meeleheitlikult küsimusi esitada, samal ajal kui Marcus üritab meeleheitlikult neile mitte vastata. Marcus viitab tagasi päevale, mil tema vend tuli tema juurde ja küsis, kas nende ema kuritarvitas neid ning kuidas ta lihtsalt ütles jah, kuid ei midagi enamat. Selgus, et sellele jahile oli tegelikult palju rohkem tähendust, kui keegi oleks osanud ette kujutada. Ja see tuli ilmsiks just siin samas intervjuus. Läbipaistes kurgu, pisaraid tagasi hoides selgitab Marcus, et ta ei rääkinud oma vennale kunagi seda pimedat perekonna saladust, sest kui ta oleks seda teinud, oleks ta pidanud seda kõike uuesti läbi elama. Isegi siis ei suutnud ta vennale tõtt otse näkku öelda ja suunas ta hoopis ühe väänatud saladuse salvestise juurde. Salades, mis viitas sellele, et väärkohtlemine, mida nad lapsena kogesid, oli palju sügavam ja tõsisem, kui ta kunagi välja näitas. See paljastus oli häiriv. Selle meeleolu lõid tagasi hoitud hääled, hämarad valgustatud tuba ja lage laud, mille taga nad istusid. 9. Whole Armastos, mille režissöörid on Dan Kloros ja Fisher Stevens, uurid New Yorgi advokaatide häirivat suhet. Advokaat Bert Pagash ja Linda Riss. Väidetavalt palkas Pagash kurjategijad, et visata Lindale näkku leeki, pimestades ta ja jättes ta jäädavalt armistatuks. Selle juhtumi tagajärjel vangistati Pagash, kuid pärast vabastamist jätkasid nad suhet ja abiellusid peagi. See oli tõeline muinasjutuline armulugu, kinnitas Bert, kui ta meenutas neid sündmusi intensiivses, häirivas ja pöörases armastusdokumentaalis. Intervjuude ajal näitas Bert häirivat kahetsuse puudumist. Ta ei tundnud oma tegude pärast süüd ega arvanud, et tema käitumises oleks midagi valesti. Mees kasutas intervjuu ajal gaasivalgustaja tooni, olles rahulik, asjalik ja teatud määral isegi sarmikas. See oli just, kui ta viitaks sellele, et ta organiseeris kurjategijad oma naist pimestama ja sandistama kui väikesele abielutülile, mitte kui jahmatavale rünnakule, mis jättis publiku rahutuks.
Linda oli selle olukorra suhtes sama ükskõikse tooniga. Ta ei suutnud leida ühtegi mõistlikku põhjust, miks ta pärast kõike toimunud Birdi juurde tagasi läks. Tema suhe Birdiga ei tundu olevat armastusest ajendatud ja sel pole ka mingit andestuse tunnet. Tema tunnistust iseloomustab suhtumine on nagu on, mis muudab tõesti sündinud loo veelgi segasemaks. Number 8. Brian Carberry ja Clay Twiley. 2015 aasta dokumentaalfilmis Leidja saab on keskmes John Wood. Wood püüab oma mumifitseerunud jalda tagasi saada teise mehe, Shannon Wisniewski käest. Wisniewski, kes on jäseme tagastamise suhtes kõhklev, väidab, et leidis selle grillist, mille ta ostis laoruumide oksjonilt. Wood selgitab, et ta sattus lennuõnnetusse, mille tagajärjel tema jalg amputeeriti. Ka kavatses jäset säilitada, kuid enne tuleks see mumifitseerida. Jalg satub hiljem tema enda grillile kuuris, kus see läbi primitiivse mumifitseerimise protsessi. Unustades selle mõneks aastaks, said neil lõpuks raha otsa, et kuuri ülal pidada ning omanik pani selle oksjonile ja jäse sattus Shannon Wisniewski kätte. Wisniewski, keda see alguses häiris, võtab ühendust politseiga, kes konfiskeerib jala. Võiks arvata, et ta ei taha sellega enam mingit pistmist teha, kuid kui uudis grillitud jalast meediasse jõudis, nägi Wisniewski selles võimalust kasu lõigata ja hakkas end nimetama jalameheks, lastes teha isegi T-särke ning müües ekskursioone grilli juurde, kus kunagi asus muumia jalaga. Vahepeal kuulis John sellest loost ja nii algas ammu kadunud jala hooldusõiguse vaidlus. Eriti häirivad olid ettevõtja lapsikud pilked, näiteks väide, et ta peaks jäseme endale saama lihtsalt sellepärast, et ta selle leidis. Shannon mainib oma ideed Young välja panna, kui ta selle politseilt tagasi saab ning plaanib teenida kasumit süngete ekskursioonidega. Tema täieliku empaatia puudumine selles olukorras on sügavalt häiriv. Number 7. Ameerika tõsielu krimidokumentaal Tõotus on sari, mis sukeldub Nixiumi sekti ja selle juhi Keith Ranieri telgitagustesse. Keith mõisteti süüdi väljapressimises, vandenõus ja inimkaubanduses, lisaks paljudes teistes kuritegudes. Dokumentaalsari uurib ka Alice Allison Macki rolli liikmete värbamisel sellesse jõhkrasse sekti. Esimene hooaeg tugineb endiste liikmete tunnistustele, kellel on häirivad teavet Nixiumi sees aset leidnud kuritegeliku tegevuse kohta. Dokumentaalfilmi jooksul tutvustatakse meile Nancy Salzmani, sekti kaasasutajat ja presidenti. Intervjuudes selgub, et tema ülesandeks oli kohtumiste läbiviimine ning neid seansse kasutati sekti liikmete saladuste väljaselgitamiseks, mida hiljem kasutati nende vastu kompromaadina, et tagada nende vaikimine ja alistumine. Vaatajad jäid rahutuks tema õigustuste ja süütunde puudumise tõttu, kui ta analüüsis oma rolli organisatsioonis. Salzman ja tema tütred võiklesid, et mõista toimunud väärkohtlemise ulatust, kuid panid esikohale oma lojaalsuse juhile Rainierile, selle asemel, et tunnistada liikmetele põhjustatud ulatuslikku traumat. Koos pisendasid nad sekti tegusid ja käitumist. Intervjuudes endiste järgijatega saavad vaatajad teada häirivast salajasest ainult naistele mõeldud grupist, mis toimis sektis peremehe ja orja dünaamikana. Liikmed paljastavad, kuidas neid sunniti andma alandavat teavet kõrgematele sekti juhtidele, et tagada nende vaikimine väärkohtlemise suhtes. Number 6. Me elame avalikult on hoiatav dokumentaalfilm, mis uurib interneti pioneer Josh Harrest, pseudo.com asutajat ja miljonääri. Film jälgib tema kinnisideed meedia, tehnoloogia, identiteedi ning inimterraariumi suhtes, mille ta ehitas New Yorgi linna alla. Kogu dokumentaalfilmi vältel pöördub kaamera sageli tagasi Harrise juurde ning ta räägib inimestevahelistest suhetest ebatavaliselt ükskõikselt. See on just, kui ta näeks emotsioone süsteemidena, mitte kogemustena. Film keskendub korduva teema kaudu sellele, kuidas Harrise lapsepõlves kujunes emotsionaalne kiindumus televiisori vastu ning kuidas mõte luua keskkondi, kus kõik jälgivad kõiki, sai tema ainsaks viisiks teistega sideme loomiseks. Filmi edenedes muutub see teema üha ebamugavamaks ning järgmises vaatuses keskendub film Harrise läbi viidud Me elame avalikult eksperimendile. Project viidi läbi 1999 aastal ning umbes 150 inimest elasid koos maa-aluses ruumis, kus kõik oli avalik sündmus, sealhulgas magamine ja duši all käimine. Selles eksperimendis nägid kõik kõiki kogu aeg.
Dokumentaalis väljendavad eksperimendis osalenud inimesed, et kuigi nad astusid sinna vabatahtlikult, hakkas nende vaimne seisund aja jooksul muutuma. Harris nimetab osalejaid ja intervjueeritavaid eksperimendi subjektideks, mitte päris inimesteks. Intervjuud temaga näitavad, kuidas ta näeb emotsionaalset kokkuvarisemist, konflikte ja intiimsust andmetena, mitte kogemustena. Inimlikkuse kaugus, mida Harris endast kiirgab, muudab dokumentaalfilmi häirivaks. Ta rõhutab, et ühiskond peaks omaks võtma tõsiasja, et me elame avalikult, internetis ja meid nähakse kogu aeg. Ta ütles, et lõvid ja tiigrid olid kunagi džungli kuningad, aga ühel päeval sattusid nad loomaaedadesse. Ma kahtlustan, et me oleme samal teel. Ühel päeval ärkame üles ja saame aru, et me kõik oleme teenrid. Number 50. Viienda astme lähikontaktid on 2020 aasta dokumentaalfilm, milles Dr. Stephen Greer uurib, kuidas inimesed võiksid luua rahumeelseid kahepoolseid kontakte maaväliste tsivilisatsioonidega. Ühe kriitiku sõnul on film portree mehest, kes väidab, et suudab tulnukatega suhelda. See keskendub endisele arstile, kes väidab, et on mitte ainult kohtunud tulnukatega, vaid leidnud ka viise nendega suhtlemiseks. Dokumentaalfilmis esitatud väited muutuvad iga mööduva minutiga üha pöörasemaks. Viienda liigi lähikontaktid tugineb teadlastele, uurijatele ja vilepuhujatele, kes aitavad kaasa veidrale ja rahutuks tegevale narratiivile. Dr. Greer ja tema kaaslased uurivad mõnedes veidrates intervjuudes pööraseid narratiive, kirjandades samal ajal keerulisi ideid. Kuigi nad ei paistnud välja kui suurte silmadega vandenõuteoreetikud, vaid pigem kui peened isikud, muutuvad intervjueeritavate väited üha pahatahtlikumaks ja veidramaks. Greer ja teised intervjueeritavad väidavad, et tavalised kodanikud võivad ise algatada kontakti maaväliste olenditega, kasutades selleks näiliselt kindlat teadvuse seisundit väga rangetel tingimustel. Adam Carey, selle valdkonna uurija, ilmub dokumentaalfilmis, kus ta arutleb teadvuse ja füüsilise reaalsuse kokkupuutepunkti üle. Ta väidab, et meie teadvus ei pruugi üldse olla privaatne element ning seda saab saata üle vahemaade, kui me vaid suudaksime selleks vajaliku jõu avada. Kuid just Dr. Russell Targi tunnistus jättis vaatajatele tõelise mulje, peamiselt tema kõrge staatuse tõttu. Füüsik ja CIA toetatud Stanfordi uurimisinstituudi kaugvaatluse programmi kaasasutaja Dr. Russell Targ väitis, et teadvust ei piira aeg ega ruum. Ja ta selgitab, et kaugvaatlus tõestab, et meel suudab tajuda varjatud sihtmärke sõltumata kaugusest, väites, et inimteadvus ei ole lokaalne. Targ, CIA toetatud isik, avaldab, et ta toetab filmi põhiteesi, kuidas inimeste mõtted ja kavatsused võivad mõjutada füüsilist maailma. Ja ta lõpetab oma väite rõhutades, et vaikses vaimses seisundis on võimalik jõuda kõrgelt arenenud maaväliste tsivilisatsioonideni. Jõuline kontseptsioon, mis muutis dokumentaalfilmi hullumeelsest vandenõust potentsiaalselt luure toetatud valgustatuseks. Number 4. 4 osast koosnev dokumentaalsari The Deep End jälgib vaimset mõjutajat ja autorit Teal Swan 3 aasta jooksul, kusjuures dokumentalistidele anti ligipääs Swanile ja tema siseringile. Vaatajad kuulevad tema väidetest väärkohtlemise kohta, tema kuulsaks saamisest ning süüdistustest, et ta on kultusjuht. Kogu dokumentaalfilmi vältel tekitab Swan laialdast muret ning kogu sarja jooksul näitab vaimne mõjutaja vaenulikku loomust, kui kõrvalseisjad talle otse vastu astuvad. Ta näib oma järgijate suhtes üleolev ning nõuab, et nad asetaksid tema kõigist teistest ettepoole. Tema kontrolliv käitumine jõuab tasemeni, mida vaatajatel oli eriti raske vaadata ning see hetk jäädvustati grupi arutelu filmimise ajal, kus Swan pani mitu grupiliiget sisuliselt ühe inimese vastu välja astuma. Nende liikmete kriitika muutus üha isiklikumaks ja viis vastasseisuni. Ja kui üks liikmetest kahtles Swani juhistes, valitses ruumis pingeline õhkkond. Hetk ise oli küll ilma karjumise või tülita, kuid selles oli häiriv emotsioonide puudumine. Stiin mõjub pigem sotsiaalse surve kui dialoogina, muutes vaimse mõju narratiivi kontrollivaks ja domineerivaks käitumiseks, mis võib olla kahjulik neile, kes kannatavad trauma all ja lootsid, et Swan ravib nende trauma. Komandana Taslov, režissöör Spencer McCall ja June Instituudi loo 2012 aasta dokumentaalfilmis Instituut. Ja film uurib San Franciscos toimunud alternatiivreaalsuse mängu, mis tõmbas ligi umbes 10 000 inimest, kellest paljud ei saanud täielikult aru, millesse nad olid sattunud.
Instituut laseb neil selgitada, kuidas Jejun segas väljamõeldud narratiivid päriseluga, millel olid kummalised tagajärjed. Film algab mitme mängija selgitustega, kes väidavad, et leidsid kummalisi plakateid, mis kutsusid neid külastama salapärast instituuti. Kohale jõudes kaasatakse osalejad mängu kummaliste videote ja salapäraste vihjete kaudu. Nende intervjuude käigus hakkab mängijate inimlikkus aeglaselt kaduma. Nad hakkavad rääkima alternatiivreaalsuse mängust sama tõsidusega, nagu räägitakse religioonist, elu muutvast sündmusest või teraapiaseansist. Intervjueeritavad muudavad märkamatult oma kõnepruuki. Nad väidavad, et nad on välja valitud osalema, mitte lihtsalt mängu värvatud. Mida nad nimetavad teiseks reaalsuse kihiks, mis oli varem nende eest varjatud. Mängijad paljastavad siis, kuidas nad mõnikord ei suutnud aru saada, kes oli võõras ja kes lihtsalt veel üks Jejun instituudi näitleja. Nad mõtlesid, kas tavalised telefonikõned sisaldasid vihjeid ja pidasid iga kokkusattumust tõendiks. Intervjuud lõid häiriva õhkkonna. Piirid päriselu ja alternatiivreaalsuse vahel hägustusid ning neid see eriti ei häirinud. Kui mäng lõppes, kirjeldasid intervjueeritavad oma elu igava ja vähem tähenduslikuna, olles jäädavalt mõjutatud sellest kummalisest mängust, mida nad ei suutnud kirjeldada. Number 2. 1987 aasta Jaapani dokumentaalfilm Keisri alasti Armee marsib edasi jälgib 62 aastast veterani Kenzo Okuzakit, kes püüab kätte maksta 2 oma endise üksuse langenud sõduri eest. Ja võtta Showa keisrilt vastutus sõjaaegse kannatuse eest. Just oma vastuste otsingul toob füüsiline kokkupõrge ja suur veelmine lõpuks tõe päevavalgele. Tõde, mis on läbi imbunud kujuteldamatutest õudustest ja jättis vaatajad ärevusse. Kenzo otsingud vastuste järele polnud sugugi rahulikud. Ta sattus sageli ägedatesse konfliktidesse, mis algasid verbaalse vägivallaga ja kulmineerusid füüsiliste tegudega. Ühes dokumentaalfilmi hetkes ütleb ta, vägivald on minu tugev külg. Film jäädvustab tema intervjuud endiste sõdurite ja ohvitseridega, kellest igaüks annab erineva ülevaate sellest, mis juhtus nende 2 mehega teise maailmasõja ajal. Mõned ütlevad, et nende kavandatud surmani viis deserteerumine. Teised aga väidavad, et neid karistati vägivaldsete tegude eest kohalike uuskunnialaste vastu. Pärast pikka ristisõda, põhjalikke intervjuusid ja vastuseta jäänud küsimusi, jagab Kenzo kõike paljastavat hetke, mis toob päevavalgele häiriva loo. Ta räägib kapten Koshimitsuga, kes väidab, et andis käsu 2 mehe hukkamiseks. Dokumendi jaoks intervjueeritud teised sõdurid kinnitasid seda katsumust, väites, et nad pidid töö lõpule viima. Endine seersant räägib Kenzol eraldi intervjuus ka sellest, et üks teine sõdur söödi ära pärast seda, kui ta tabati toitu varastamas. Seersanti sõnul ei söödud põliselanikke ära, sest nad olid liiga kiired, et neid kinni püüda ning selle asemel sunniti jaapanlastest sõdureid rasketel aegadel marssima ja siis söödi nad ellujäämise nimel ära. Number 8. Oscariga pärjatud dokumentaalfilm Mario uurib Mario Gortneri elu, kes oli usutervendaja ja lapsena tegutses ühekordse evangelistina. Ta on kutseliste evangelistide poeg, kes kaasati lõunatelgi koosolekute ringile, kus ta pidi juba 3-aastaselt jutlust pidama. Selle tulemusena teenisid tema vanemad korraliku kasumit, millest tema ise sai vaid väikese osa. Film jäädvustab Gortneri naasmise evangelismi maailma, kuid mitte jutlustajana. Tagatubade intervjuudes paljastab ta, et ta ei usu enam loosse, mida ta müüb. Ta kaotas oma usu ja selle asemel kasutab ta nüüd teiste usaldust religioossete veendumuste vastu enda kasuks. Nende avameelsete vestluste käigus paljastab ta, et on selles vaid raha pärast ning näitab isegi filmitegijatele, kuidas ta pahaimamatuid usklikke raha nimel petab. Evangelist räägib oma äriettevõtmisest rahutuks tegeval toonil. See kõlab asjalikult ilma kahetsuse ja süütundeta. Dokumentaalfilm lõikab nutvate usklike, lavataguste kaadrite, teatraalsete esituste ja mehaaniliste vestluste vahel. Ühel hetkel vaatavad vaatajad rahva hulka, kes on kogunenud jutust kuulama ja järgmisel hetkel tõmmatakse nad häirivasse paljastusse, mis jätab nad külmavärinatega ärritatuna laval esitatavast valest, mida pealtvaatajad ei tea. Suur tänu, et vaatasite! Kui see video teile meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Minu nimi on Top 5 Anonüümsed ja kohtume järgmises videos.